Nii, tervist vaatama filmiarvustus EU või siis lihtsalt minu Raiko esimest niisugust videot. Ma olen pikalt kaalunud lisamast kirjutistele juurde ka video element ja seekord lõpuks siis jõudsin nii kaugele, et võtan ette Oscarid kui oma esimene video, kus ma tahan anda oma mõtted ja nägemused selle aasta Oscaritest, ja vaatan kiiresti läbi mõned auhinnad, mis ma arvan võitjatest, kas nad olid seda väärt ja mis mind häiris Oscarite juures, mis mulle meeldis, kui üldse midagi ja nii edasi. Parim toetav näitleja. Siin on see üks kategooria nendest, kus ma olen kõiki filme näinud, kuid võitja on siis Mahershala Ali filmiga Moonlight. Ütleme, suurt kõmmu tekitab siis see, et mees on esimene moslemist Oscari võitja. Minu mõte on who cares või keda kotib, ütleme siis nii. Lihtsalt võida Oscar, aga miks on see oluline? Näiteks seegi mainib Emma Stone on esimene 175 cm pikk naine, kes on kunagi Oscari võitnud. Kui see pole oluline, aga olgu. Sobis kõige paremini Michael Shannoni roll filmis Nocturnal Animals. Ja see on see roll, mis sulle meelde jääb. Kui vaadata filme Moonlight, Hell or High Water, Manchester by the Sea Lion või Nocturnal Animals, ma garanteerin, et Michael Shannoni roll on see, mis jääb sulle meelde. Parim make-up ja hairstyling või whatever. See on üks kategooria, milles mul on alati täiesti boogen. See on tähtsusetu kategooria. Võitja on Suicide Squad, whatever, kedagi huvita. Parim kostüüm, täiesti, ütleme, mitte oluline kategooria, aga seda antakse. Võitja on fantastilised olendid ja kust neid leida, mis on iseenesest jah, või poolt tegelikult väga valida ka, et ütleme suhteliselt mõttetu kategooriaga, saad nüüd posterile kirja panna, et Oscari võitja. Parim dokumentaalfilm, see on nüüd kategooria, mis mulle korda läheb. Meil oli võimalik valida Fire at Sea, I am not your Negro, Life Animated, OJ Made in America ja viimaseks oli 13th või siis 13. Ma olen näinud neid kõiki. See oli suur töö, et leida üles siit 2 filmi, aga ma vaatasin need ära ja kui mina tegin oma ennustuse enne Oscarit, siis mina tegelikult ennustasin, et võidab I am not your Negro. See oli see dokumentaalfilm, mis päeva lõpuks kõige paremini minu jaoks meelde jäi. Ja see on ka võib-olla koht, kus kohas peaks mõtlema, mida nad tegelikult dokumentaalfilmi juures vaatavad. Aga OJ Made in America on ka väga hea, aga veitsa mulle tundub, et siin natukene reviti võib-olla siis parimalt auhind käest ära. Parim siis heli monteerimine või ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, läks Arrivalile, siis mina oleks andnud selle Deepwater Horizonile. Arrival on suurepärane film, parem film kui Deepwater Horizon, nagu iga kell, aga heli miksimine pole küll see, millega mulle Arrival meelde jääb. Heli miksimine läks filmile Hacksaw Ridge, selle võitja, millest kui ma õigesti mäletan numbritest, oli tema esimene võit, olles 21 korda varem nomineeritud, et selles mõttes lõpuks töö viib sihile, kui siht on Oscarit võita. Nüüd on üks oluline kategooria vahepeal, meil on parim toetav näitlejanna. See on nüüd päris tihedalt täis, samuti väga, ütleme, kõik rollid on meeldejäävad. See oli nüüd võib-olla kõige raskem valik. Siin oli Viola Davis filmist Fences, meil oli Naomi Harris filmist Moonlight jälle, Nicole Kidman filmist Lion, keda on sealt väga raske ära tunda, et seal üldse on. Siis on Octavia Spencer filmist Hidden Figures ja meil on Michelle Williams Manchester by the Sea. Kui ma valisin südame järgi, raudselt Michelle Williams peaks seda saama. Ta tegi
kui sa oled lapsevanem ja vaatad Michelle Williamsi rolli, eriti filmi lõpus dialoog tema ja siis Casey Afflecki vahel. Ja kui see, ütleme, siit midagi ei murra, siis on sul midagi viga. Aga vaadates filmi Fences, ma vaatasin Fences natukene enne Oscarid ära ja see film on üle mõistuse igav. Ja sõna otseses mõttes selle filmi nimi võiks olla Actors või noh nagu näitlejad, sest kõik lihtsalt elu eest ainult näitlevad seal ja see on väsitav, see on lihtsalt nii tüütu. See tundub olevat täpselt selline projekt, et vaadake, kui hea näitleja ma olen, whatever. Aga noh, mul on Viola Davis üle hea meel tegelikult. Viola Davis on kvaliteet näitleja, ta teeb ainult häid rolle ja mul teeb alati head meelt, kui saab auhinna keegi, kes esitab kvaliteeti pidevalt ja stabiilselt, nagu näiteks Leonardo DiCaprio on seda teinud. Parim võõrkeelne film. Meil oli vaid The Land of Mine, A Man Called Ove, The Salesman, Tanna ja Tony Erdmann. Ma pole näinud nendest 3 filmi, nii et mul on raske hinnata, mis peaks võitma. Mina nägin A Man Called Ove ja ma olin väga sisse tõmmatud ja ma selle põhjal tahaks öelda, et oleks pidanud võib-olla võitma A Man Called Ove, noh, kuna ma ei ole kõike näinud, siis sellest ma lähen natukene üle. Parim animeeritud lühifilm, siis Best Animated Short või noh, parim animeeritud lühifilm läks mingisugusele filmile Piper. Ma ei tea sellest midagi, ma pole näinud nendest mitte ühtegi ja võib-olla tõenäoliselt ka ei vaata. Parim animatsioon läks Zootopia. Samal ajal neil oli võimalik valida ka näiteks Kubo and the Two Strings ja Moana vahel. Siis mina oma isikliku hinnangu järgi oleks andnud selle filmile Kubo and the Two Strings. Oli nagu rohkem sügavust kui Zootopia. Zootopia oli selline valemi film ja ma väga ei poolda niisugust valemi film, mis on nagu järgib teatud valemit, mida võite ennustada esimesest trailerist peale. Parim siis produktsioonidisain on La La Land, whatever, mõttetu auhind. Parim visuaalsefekti läks Jungle Book. See on veita üllatus, sest tegelikult mina eeldasin või ennustasin Rogue One antud kategooriasse, sest Rogue One oli just see, kus kohas istusid kinosaalis, vaatasid kui ekraanile ja mõtlesid, wow, mitte Jungle Book. Jungle Book ise ununes niimoodi ja kõik. Parim film editing või siis filmi monteerimine läks jälle Hacksaw Ridge. Ütleme, film ise on põhjendamatult verine, aga seal on väga huvitavaid momente sees, mis on tegelikult tehtud nagu hiilgava monteerimisega ja mingil määral ma saan aru, kus kohas see tuleb, see auhind antud loo puhul, aga mina oleksin andnud selle filmi Arrivalile jälle. Pigem sellepärast olen fänn rohkem kui ütleme siis objektiivne kõrvalvaataja antud juhul. Parim lühidokumentaalfilm pole näinud mitte ühtegi, ma ei oska kommenteerida. Võitja on keegi White Helmet, mis iganes film seega ei oleks. Ühesõnaga Best Live Action Short jälle pole näinud, võitis Sing, ei tea. Nii, parim kinematograafia on eestikeelne sõna vist, läks La La Land ja siinkohal ma tahaks tegelikult küll öelda, et miks ei saanud seda Silent. Kui mina praegu mõtlen eelmist aasta filmidele ja mõtlen just konkreetselt nagu kinematograafia peale, Silent on kohe, mis mul hüppab pähe. Teil on nii palju niisugust asju, et Scorsese lihtsalt tõmmati kott pähe nagu. Mis selles La La Landis on, mina ei saa aru, miks seda topitakse igale poole, miks ta võidab, ma lihtsalt ei saa aru. See on nagu Silver Linings oli siin mõned aastad tagasi, millest mina lihtsalt mitte midagi aru ei saa. Nii, parim muusika, of course, La La Land. Samal ajal siin pole isegi, no siin ei ole võimalik isegi valida tegelikult midagi, sest siin on Jackie on pandud nominatsiooni La La Landi vastu, Lion ja Jackie. Ma ei suuda meenutada ühtegi muusikat antud filmidest. Moonlight puhul olgu, seal oli 2 võib-olla moment, aga ma ei tea, ühesõnaga see on kindel La La Landi võit, sest siin ei olnud nagu suurt mitte midagi. Parim lugu ise muidugi on jälle La La Landist, City of Stars. Ma kuulasin seda YouTube'ist hiljem tagant järgi, mul ei olnud see meeles ja ei ole mitte midagi erilist. Samal ajal oli veel teine lugu ka nimega Audition La La Landist jällegi ja sorry, no ma ei tea,
mina oleksin andnud selle auhinna How Far Will I Go filmist Moana, sest see oli see lugu, mida ma peas hümisesin ja leian, et oli midagi sinna Frozeni parim originaalne stsenaarium. Vot see on nüüd oluline auhind, see on minu mõistes nagu filmitegijale äärmiselt oluline vajalik auhind ja võitja on Manchester by the Sea. See oli hea võit ja ma olin nii hea meeldinud üle, sest see film ja see film on lihtsalt nii hea film, et ta peaks võitma kõik auhinnad, kus ta vähegi kandideerida saab. Samal ajal neil ei olnud tegelikult, siin ei olnud väga vastaseid, võib-olla Hell or High Water, ma ei tea, aga ühesõnaga mul hea meel, et Manchester võitis ja see sobib minule väga hästi. Nüüd meil on parim kohandatud stsenaarium, selle võitja on Moonlight, sobib, tõepoolest Moon Knight oma tehniliste aspektide poolest, eriti lavastamise koha pealt on väga kõva film. Lavastaja on teinud väga keerulist rasket tööd. Mul on Moonlight ka eelmist aasta top 10 kui parimate filmide hulgas. Samal ajal Manchester Arrival on tegelikult eespool, aga olgu. Ta on tõepoolest tehniline saavutus selle koha pealt, ka stsenaariumi koha pealt, kuidas need 3 lugu ekraanile tuua. Väga teenitud auhind siin kohal. Nüüd parim lavastaja, mis on üks olulisemaid auhindu kogu gaalal, või kogu auhinna gaala jooksul. Parim lavastaja läks Damien Chazelle, kes on siis noor, mis oli 30. alguses La La Landi eest. Ma ei ole nõus. Barry Jenkins Moonlighti eest vääris seda rohkem. Kenneth Lonergan, või kuidas see on, Lonergan, ma võiks öelda tema hääldus. Kenneth Lonergan vääris seda rohkem Manchester by the Sea eest. Mel Gibson vääris seda rohkem Hacksaw Ridge'i eest. Isegi Denis Villeneuve vääris seda rohkem Arrivali eest. Sorry, aga film, mis lihtsalt kiidab Hollywoodi, film, mis teeb Hollywoodi filmidest ja kiidab näitlejad, nonsense, see film ei olnud nii eriline midagi, ma räägin, et veitsa nagu asi, millest mina aru ei saa. Parim näitleja läks teenitult Casey Affleckile Manchester by the Sea eest ja Casey Affleck ja Ben Affleck on ju vennad, kes on võitnud erinevates kategooriates Oscari. See on siis ajaloos esimest korda, kui kellelegi selline asi korda läheb. Ainsa, ütleme, konkurendina tegelikult talle mina oleksin pakkunud Denzel Washington filmi Fences eest. Kuigi see film ise mind üldse mulle ei meeldinud, sest tüütu enese meelitamine ja üksteise komplimenteerimine nagu kogu see Oscari gaala üldse on. Ei saa ma nagu eitada mehe talenti siis antud situatsioonides. Nüüd me hakkame jõudma lõpupoole. Nüüd meil tuleb siis parim näitlejanna või siis parim naisnäitleja ja võitja on Emma Stone La La Land. What? Ma nagu ei saa siiamaani aru. Ma võin seda vaadata, kui ma tahan. Okei. Meryl Streep on siia lihtsalt nimetatud niisama. Tema nimi lihtsalt topitakse igale poole jumala suvarollide eest. Challenge. Nimeta, kes iganes seda videot vaatab ja oled filmisõber, ma eeldan. Nimeta 5 Meryl Streepi filmi, kus ta on mänginud. See on tema 20. nominatsioon. Nimeta 5 filmi, kus Meryl Streep on olnud. Samal ajal tal on siin Ruht Nega filmi Lovingi eest. Ma isegi ei tea, mis roll see on. Ma pidin pärast googeldama, et kuradi, mis film see on. Isabel Huppert filmi L eest. Kuigi L iseenesest oli väga hea film. Jällegi nagu kuidagi see standard on veitsa teises kohas, kui ma nagu tahaks. Ja Natalie Portmani roll Jackie filmis ei ole ka mitte midagi erilist. Natukene nutab, natuke väristab huult. Minu arust võib-olla valus materjal ei olnud ka võib-olla toetav. Emma Stone võitis täiesti arutu rolli eest kategoorias, kus lihtsalt ei olegi midagi valida. See oli vist ka ainuke kategooria, kus ma oleks tahtnud välja vahetada kõik 5 nime täiesti külmalt. Ja lõpuks siis see kõige viimane, kõige parem, kõige suurem auhind, parim film 2016, Hollywoodi film siis. Minu lemmikud siit listist on raudselt Arrival ja Manchester by the Sea. Minu isiklik soov oli, et võidab Manchester by the Sea. Samal ajal ma ei saa eitada, ütleme, Arrivali või isegi Hacksaw Ridge sellist
kvaliteeti, millele tegelikult auhindu antakse. Kindlasti ma teadsin, et ei võida Lion ja Hidden Figures ei võida. Sama oleks pidanud olema ka Moonlight, aga Moonlight võitis, mis on tegelikult minu mõistes ikka väga suur üllatus, et Moonlight selle asja võitis. Muidugi seal Oscaritel oli lõpus ka selline suur segadus, kus öeldi välja La La Land on võitja ja siis tuli välja, et Moonlight võitis. Selline odav promo minu mõistes, sest ma ei usu, et Ameerika üks suurimaid firmasid, kes siis seda asja kontrollib, et neil on võimalik sellist asja segamini ajada, mitte meelega. Ja see on hea viis, kuidas saada tasuta pressi ja keda me võime kindlasti tänada selle eest on Donald Trump. Nüüd kui need on läbi vaadatud, siis nüüd peaks rääkima Oscaritest üldiselt kiiresti, vaadata üle ka Oscarid kui numbrid, mis siis oli 2017 aasta Oscarid numbrites. Kinoveebi jaoks ma tegin statistikat siin niikuinii ja ma vaatasin üle kõik Oscarite vaatajanumbrid alates aastast 1998, siis 2017 oli keskmine vaatajate arv 32,9 miljonit, viimati oli nii madal see 2008 aasta, aga samal ajal see number tegelikult alates 2014. aastast sisaldab ka internetis vaatajaid ja kui need välja võtta, mida tegelikult 2008 ei olnud arvestatud, siis vaatas ainult 26,9 miljonit inimest ja see on Oscarite jaoks kurb. Oscarid on kaotanud 20 aastaga 60% enda vaatajatest ja üks suur põhjus sellest kindlasti on poliitiline kommentaar. Näitlejate poliitilised kommentaarid kindlasti ei ole midagi, mida keegi tahaks kuulda. Mina isiklikult vaatasin otsa Oscareid, kuni Jimmy Kimmel hakkas tegema Meryl Streepi üle nalja, rohkem nagu Donald Trumpi üle nalja läbi Meryl Streepi. Siin oli ju see Meryl Streepi kõne kuldgloobustel, kus ta kirgus Donald Trumpi, loopis fakte, mis on faktid. Ja ma panin selle siis kinni, kui terve saali täis tõusis püsti ja plaksutas Meryl Streepile selle kõne eest. Minu loogika ütleb seda, et sul on saali täis miljonäre liberaalid, kes plaksutavad vihakõnele, kus kohas naine õhutab üksteist vihkama. See on ikka väga äärmuslik ja ei sobi auhinnagaalale, kus mina tahan näha meelelahutust ja huumorit ja ilusaid inimesi. Ja natuke numbritest siis veel. 26 nominatsiooniga oli kõige edukam stuudio Lionsgate. 21 aastat möödas Mel Gibsoni viimasest nominatsioonist ja Mel Gibson üks väheseid konservatiive liberaalses Hollywoodis. Siis on selge, et tal ei ole seal elu kerge. Kõrgemalt hinnatud näitleja või oli Denzel Washington, kelle netoväärtus hinnatakse $190 miljonit. Jimmy Kimmel väidetavalt sai $15,000 selle hostingu eest ja mina usun, et täpselt sellist kvaliteeti ta ka tegi. Kogu ürituse väidetav hind oli $42,8 miljonit. Miljonärid jagavad üksteisele kuldkujukesi, vatsutavad üksteise seljale, kui andekad me oleme ja siis kulutame $40 miljonit, et need auhindu jagada. Nii see on. Aga see ongi minu video. Ma jagasin oma mõtteid Oscarite kohta. Kui palju minust aru saab, ma ei tea. Minu diktsioon ei ole just teab mis hea, nii et kui te ei saa minust aru, siis kurb. Aga muud ei olegi. Kas iganes seda videot vaatab, mul oleks hea saada tagasisidet, kuidas selline formaat sobib, sest minu plaan tegelikult on siduda oma kõik hobid ühte kohta, ehk siis videomängud, lauamängud ja kõik muud. Aga esimene video on tehtud, Oscarid on jagatud, iganes seda videot vaatab, suured tänud, et vaatasid, anna kindlasti teada, kuidas on, mis hästi, mis halvasti ja mul ei olegi, näeme juba järgmises videos.